Tere tulemast kuulama! Kuld on praegu tõesti kuum teema. Rekordid aina purunevad ja investorid on päris elevil. Aga meie täna ei keskendu ainult sellele hinnale. Meil on siin laual päris mitu allikat, peamised see Vajeh Khani analüüs barchart.comist, aga ka muid turukommentaare ja natuke ajalugu ka, ja me vaatame ühte väga spetsiifilist tehnilist näitajat. Üks tase on saavutatud, mida pole nähtud peaaegu pool sajandit. Mis me täna teeme? Meie eesmärk on see lahti arutada. Mida see haruldane signaal tegelikult tähendab? Uurime lähemalt, mis seda kulla hinda nii jõuliselt pöös sajab, võtame erinevaid vaatenurki ja vaatame, mida need allikad koos tuleviku kohta võiksid öelda. Kas sa teadsid, et kuld näitab tehnilist taset, mida pole nähtud alates 1980-ndatest? Okei, lähme asja kallale. Just nii. See keskne näitaja, millest Vajeh Khani räägib, on kulla suhtelise tugevuse indeks, RSI lühidalt, ja just kuugraafikul. Ja see number on tõesti, tähelepanuväärne, 89,72. See on kõrgeim näit vähemalt alates 1980 aastast. Päriselt ka. 89,72. Vau, see kõlab ikka väga ekstreemselt. Aga enne kui edasi läheme, seleta palun korraks lihtsamalt ära. Mis asi see RSI täpselt on ja miks just see kuugraafiku number nii oluline on? Okei. RSI on tehnilises analüüsis päris levinud asi. Impulsindikaator. See mõõdab põhimõtteliselt seda, kui kiiresti ja kui palju, hind on teatud aja jooksul muutunud. Skaala on 0-100. Ja tavaline tõlgendus on see, et kui RSI läheb üle 70, siis öeldakse, et vara on üleostetud. See tähendab, et hind on tõusnud nii kiiresti ja nii palju, et võib-olla on oodata korrektsiooni, hinnalangust. Või vähemalt, et hind jääb natukeseks paikale, konsolideerub, ja alla 30 on siis vastupidi, ülemüüdud. Nii et juba 70 on nagu hoiatusmärk, aga ligi 90 kuue tasemel. See on siis nagu täielik häirekell. Päris tuumapomm vast mitte, aga jah, see on kindlasti midagi, mis paneb analüütikud kulmu kergitama. Ajaloolises mõttes on see tõesti äärmuslik tase. Ja just see on oluline, et me räägime kuugraafikust. Päeva või isegi nädalagraafikutel võib RSI sagedamini sinna üles hüppata, sest lühiajalised liikumised on volatiilsemad. Aga kuugraafik, see näitab väga pikki trende, aastate pikkuseid. Nii kõrge RSI kuu tasemel see 89,72, see viitab ikka uskumatult püsivale ja tugevale tõusutrendile. See ütleb, et kuld on väga pikka aega ja väga kindlalt üles liikunud. Selge. See näitab siis jõudu, aga nagu sa mainisid, üle 70 tähendab tavaliselt üleostetud. See peaaegu 90 peaks siis ju karjuma ettevaatust. Täpselt. Ja siin ongi see konks, või see kahetariline mõõk, nagu sa ütlesid, tekitab pingeid see signaal. Ühest küljest kinnitab trendi erakordselt tugevust. Midagi fundamentaalselt peab ju seda hinda üles ajama, Aga teisest küljest, see on klassikaline märk turu võimalikust kurnatusest. Üle kuumenemisest. Vajeh Khani oma analüüsis just rõhutabki seda kahetisust. Paljud kauplejad ja analüütikud vaatavad sellist näitut ja mõtlevad, et isegi kui pikk lugu on hea, siis lühiajaliselt on tagasitõmbumise risk ikka märkimisväärselt kasvanud. See on nagu sprinter, kes on jooksnud uskumatult kiiresti, aga võib-olla vajab väikest hingetõmbepausi. Huvitav. Kas teised analüütikud või need kommentaarid, mida me vaatasime, kas nad on selle Khani tõlgendusega päri? Suures plaanis küll, leidsime ühe teise turukommentaari, mis viitas sarnastele ajaloolistele näidetele teistel turgudel, kus nii kõrge kuu RSI on tihti viinud vähemalt mitu kuud kestva külgsuunalise liikumiseni või isegi suurema korrektsioonini. Samas oli ka üks analüüs, mis rõhutas, et need ekstreemsed RSI näidud võivad mõnikord tähendada ka sellist hooraketi faasi, kus hind liigub veel kiiremini üles, enne kui lõpuks korrigeerub. Nii et päris täielikku üksmeelt, et kas see korrektsioon on kohe-kohe tulemas või mitte, seda tegelikult pole. Aga kõik nõustuvad, et see on tähelepanuväärne ja ebatavaline näit. Okei, see RSI lugu on põnev ja ilmselgelt ka hoiatav, aga keskeldume korraks sellele uskumatule tõusule endale. Khani mainis seal artiklis, et kulla hind on ajanuiki selle aastal tõusnud üle 42%. See on fenomenaalne. Mis tahes vara kohta?
mis seda rallit siis nii võimsalt toidab? Siit hakkab see laiem pilt vist kooruma. Jaa, see tõus on olnud tõesti muljetavav ja nagu sa ütlesid, selle taga on mitmete tegurite keeruline koosmõju. Tõesti, Wajih Khani analüüs toob välja mitu peamist põhjust, mida ka teised allikad kinnitavad ja täiendavad. Esiteks, see makromajanduslik keskkond ja keskpangade tegevus. Me oleme näinud, et mitmed suured keskpangad, Föderaalreserv kaasa arvatud, on hakanud intressimäärasid langetama või vähemalt andnud selgeid signaale, et kärped tulevad. See Föderaalreservi hiljutine 25 baaspunkti kärbe, see veerand protsendipunkti, eks ju, on hea näide. Ja miks see intresside langetumine kullale hea on? Kuld ju ise intressi ei maksa. Just sellepärast ongi. Vaata, kui intressimäärad langevad, siis langeb ka see alternatiivkulu, kulla hoidmise kulu, ütleme nii. Teisisõnu, kui sa saad näiteks turvalistelt riigi võlakirjadelt väga madalat intressi, eriti kui arvestada inflatsiooni ka, mis annab meile selle reaaltootluse, siis muutub intressi mittetootev kuld suhteliselt atraktiivsemaks. Madalamad intressid vähendavad seda karistust kulla omamise eest. Loogiline. Mis veel seda hinda ülespoole veeb? Teiseks, majanduslik ebakindlus ja need inflatsioonihirmud. Kui inflatsioon on mõnel pool tippudest alla tulnud, siis see mure selle pikaajalisema püsimise pärast on ikka olemas. Ja lisaks me näeme paljudes suurtes majandustes kasvavaid eelarvepuudujääke ja võlakoormaid. See tekitab investorites küsimusi, paperraha väärtuse kohta pikas plaanis. Üks meie allikatest, ühe fondijuhi kommentaar nimetas kulda otsesõnu parimaks kindlustuspooliseks valitsuste fiskaalse vastutustundetuse vastu. Kuld on ajalooliselt olnud see vara, kuhu raha pannakse just sellistel ebakindlatel aegadel, et ostujõudu säilitada. Täpselt, ja see viib meid kolmanda olulise punktini. Geopoliitilised pinged. Wajih Khani artikkel mainib konkreetselt Lähis-Ida ja Euroopa pingeid. Teised kommentaarid lisavad siia ka laiemad pinged suurriikide vahel. Selline ebastabiilsuse konfliktoht suureldavad alati nõudlust turvasadamate järele. Kuld on selle klassikaline näide. Kui maailmas on ärevad ajad, siis raha tihti voolab kulda, sest seda peetakse turvaliseks ja globaalselt aktsepteeritud väärtusi hoidaks, visevalt kuidagi riigi poliitikast või majandusest. See on huvitav, kuidas need erinevad tegurid, majanduspoliitika, inflatsioonihirm, sõjaoht, kõik justkui ühes suunas osutavad praegu. Jah, ja siia lisandub veel 4. Väga tugev struktuurne tegur, mida Khan rõhutab ja mida ka Maailma Kullanõukogu raportid on viimasel ajal esile toonud. Nimelt see, et keskpangad ise on olnud väga agressiivsed kullaostjad ja me ei räägi ainult 2025. aastast, see trend on kestnud juba mitu aastat, kui umbes sealt finantskriisi ajast saadik ja viimasel paaril aastal on see eriti tugevaks läinud. Keskpangad, eriti arenevates riikides, nad mitmekesistavad oma reserve dollarist eimale ja näevad kulda strateegilise varana. Kas me teame ka, millised keskpangad eriti aktiivsed on olnud? Ja, raportid mainivad tihti Hiinad, Indiat, Türkit, Poolat, mitmeid teisi veel. See ei ole ainult üksikute riikide teema, vaid ikka laiem trend. Ja see keskpankade nõudlus loob turule tugeva aluspinna. Isegi kui ütleme, spekulatiivsemad investorid kasumit võtavad, mida see kõrge RSI võibki soodustada, siis keskpankade pikaajaline ostuhuvi aitab hindu toetada. See on oluline erinevus võrrades mõne varasema kulla hinnatõusuga, kus keskpangad olid pigem müüjad tead. Nii et kokkuvõttes on meil siin tõeline täiuslik torm kulla jaoks. Madalamad intressid, mure rahaväärtuse pärast, geopoliitika ja isegi suured institutsioonid ostavad kokku. Pole siis ime, et hind on nii kõrgele lännanud ja see RSI näit on lakke hüppanud. Aga see viib meid tagasi selle algse küsimuse juurde, mis saab edasi, arvestades seda ajaloolist RSI taset ja neid võimsaid, aga võib-olla juba hinnas sees olevaid tegureid, mida need meie allikad tuleviku kohta ütlevad. Siin lähevad arvamused natuke lahku, aga üldine toon Khani analüüsis ja ka mõnes teises kommentaaris jääb ettevaatlikult optimistlikuks. Eriti pikemas perspektiivis Khan märgib, et tegurid nagu potentsiaalselt edasi nürgenev USA dollar, mis teeb kullad teistes valutades odavamaks, eks ju, ja turu jätkuvad ootused edasistele intressikärbetele, need hoiavad kullanarratiivi elus. Kui reaaltootlus püsib madalal või isegi langeb veelgi, siis kuld jääb atraktiivseks. Ja kas on ka mingeid konkreetseid hinnaprognoose? Sa mainisid varem ühte päris julget numbrit. Jah, Khan mainib oma artiklis, et osa turu analüütikuid on muutunud väga optimistlikuks
ja räägivad nüüd isegi võimalikust $5000 tasemest untsi kohta 2025. aasta lõpuks. See on päris suur hüpe praeguselt tasemelt, on ju. Siiski on väga oluline rõhutada, mida ka Khan ise teeb. See on hetkel turul ringlev prognoos, mis peegeldab suurt optimismi. See ei ole garanteeritud tulemus ega Khani enda kindel ennustus. See lihtsalt näitab, kui tugev see meeleolu on olnud. Aga kas teised allikad on sama optimistlikud? Mitte kõik. Üks teine analüüs, mida vaatasime, oli palju ettevaatlikum. See rõhutas just seda ekstreemset RSI näitu ja seda ajaloolist mustrit, et sellised tasemed viivad sageli pikemaajalise konsolideerumiseni. Nad ei välistanud edasist tõusu pikas plaanis, aga hoiatasid, et lähikuudel võib turg olla väga volatiilne ja tagasitõmbed on tõenäolisid. Nende sõnul on suur osa headest uudistest, intressilangetused, geopoliitika juba praeguses hinnas sees ja turg vajab uusi katalüsaatoreid, et edasi liikuda. Nii et pilt on natuke segane. Ühed vaatavad fundamentaalseid tegureid ja näevad tõusu jätkuvat. Teised vaatavad tehnilist pilti ja manitsevad ettevaatlikkusele. See tundub olevat selline klassikaline dilemma finantsturgudel. Absoluutselt. Ja see illustreerid hästi, miks on oluline vaadata mitu allikat ja erinevaid analüüsimeetodeid. Fundamentaalanalüüs, mis uurib majandust, poliitikat, pakkumist, nõudlussulgu, see võib anda pikaajalise suuna. Aga tehniline analüüs, nagu see RSI vaatamine, aitab hinnata turu hetkeseisu, ajastust ja riske. Praegusel juhul ütlevad fundamentaalsed tegurid paljuski osta, aga tehniline pilt ütleb, ole ettevaatlik. Mida see kõik siis sinu jaoks tähendab? Kes sa meid kuulad? Proovime selle kokku võtta. Kuld on teinud ajaloolise tõusu. Hind on rekordkõrgel. Selle taga on võimas kombinatsioon teguritest. Langevad intressimäärad, mis vähendavad kulla hoidmuse alternatiivkulu, püsivad mured inflatsiooni ja riigivõlgade pärast, mis panevad otsima väärtuse säilitajat. Geopoliitiline ebakindlus, mis suurendab nõudlust turvasadamate järele ja väga oluline keskpankade endi jõulised kullaostul. Samal ajal on üks tehniline näitaja, see RSI, jõudnud kuutasemele, käärmuslikule tasemele, mida pole nähtud 45 aastat. See kinnitab trendi tugevust, aga ajalooliselt on sellised tasemed sageli viidanud turu ülekuumenemisele ja hoiatanud võimaliku peatse korrektsiooni või vähemalt paigalseisu eest. Tuleviku osas lähevad arvamused lahku. Mõned analüütikud on väga optimistlikud, viidates jätkuvalt soodsatele fundamentaalsetele teguritele ja prognoosides isegi seda $5000 taset. Teised manitsevad tehnilisele pildile tuginedes lühiajaliselt ettevaatlikkusele, uskudes, et suur osa headest uudistest on juba hinnas ja korrektsioonioht on suur. Kokkuvõttes näitavad meie allikad Vajeh Khani analüüs ja need teised kommentaarid tugevat ja laiapõhjalist tõusutrendi kullaturul. Aga samaaegselt ka selged hoiatussignaalid tehnilistest näitajatest. See rõhutab vajadus kaaluda nii pikaajalisi fundamentaalseid tegureid kui ka lühiajalisi tehnilisi riske. Nagu alati investeerimisel, ega siin lihtsaid vastuseid pole. Oluline on teha oma enda põhjalik analüüs. Ja lõpetuseks, nagu ikka, jätame teile ühe mõtteaine edasiseks uurimiseks ja kaalumiseks. See on seotud just selle huvitava vastuoluga, millest rääkisime. Kui tehnilised näitajad, nagu seal on sugunud kõrge RSI, viitavad ajalooliselt sageli turu peatsele pöördele või vähemalt hingetõmbepausile, aga samal ajal näeme fundamentaalsetel põhjustel tegutsevaid keskpankasid, kes justkui ignoreerivad neid lühiajalisi tehnilisi hoiatusi ja jätkavad agressiivset kulla ostmist. Siis mida see lahknevus teile ütleb? Kas keskpangad teavad midagi, mida turg veel ei hinda, või on nad lihtsalt nii pikaajalise vaatega, et lühiajalised tehnilised kõikumised neid, ei huvitagi? Mida see konflikt tehnilise ja fundamentaalse pildi vahel võiks tähendada kulla hinna jaoks järgmise aasta või isegi järgmise 5 aasta mõtsul? Jätame teid selle küsimusega tänaseks mõtisklema.